Kehala test. Lähme 4 autoga sinna, sõidame veits, meil on rada kinni pandud. Terve läbi saab sõita, et see on nagu lahe, et saab ka auto ära testida, et auto on tagakonna peal. Vaikselt sõidame sinna, hommikul oli väga vara äratus, aga tahaksime sõita tegelikult, pole ammu sõitud, et on ainult ehitanud. Ja lõpuks tahaks nagu nautida ka seda autot, et vaata, kuidas päev läheb. Et eks siis näeb, kuidas auto ehitatud sai. Ja oleme täna kogunenud siia, et mälestada neid surma saavaid ralliautosid. Ei ole, kõik peavad vastu. Kõik keerame üle katuse. Nii, valmis jah. Sõida maha. Läheme kohal, poisid panevad autosid valmis. Kohe lähme teeme esimesed ringid. Nii, päev on poole peal. Praegu läheb päris hästi. Natukene on ülekuumenemisega probleeme, aga muidu on suht okei. Võtsime eest ära kondi radika ja kondi ventilaator, et siis käib õhk natuke paremini läbi, aga ikka miskipärast sai natuke läheb kuumaks, aga ei, muidu on vägev. Proovime uuesti. Ma võtsin autol neerud eest ära. Äkki nüüd käib õhk vähe paremini läbi ja poti alt teepisin ühe väikse osaga kinni, et kõik tuul suruda just läbi radika. Et proovin, kuidas nüüd on. Ikkagi umbes 2-3 ringi saab sõita ja siis saab mootor liiga kuumaks. Jube valav on. Õues on see näitab 35 kraadi, no ma ei usu, et see õige on, aga tegelikult päikse käes samas kui mitte. No nii, let's go!
nii. Vägev. Jama on ainult, et mootor läheb ikka kuumaks. Ma ei tea, mis selle vastu teha praegu. Iseenesest natuke saab veel suunata tuult mingite plastikutega, kui on garaažis aega teha, aga nojah. Ma olen nüüd keset Kehala rada, Karl paarutab taga. Päev on tegelikult päris hea olnud. Ei saa kurta ausalt öeldes, et natuke saab sõita ja saab nagu käe soojaks vahepeal, et mõnus on. Ref on natukene pehme, aga noh, see on nagu, ma arvan, et suht suva, et praegu vähemalt natuke kätt sooja. Et võiks pidamine parem olla ja nii ja naa, aga noh, see on nagu siuke juba tuleviku osid, praegu on tähtis, et auto töötaks. Ma olen nüüd garaažis tagasi. Autoga on ülekuumenemises probleem. Ei tea, kus viga on. Arvatavasti proovin ära vahetada veepumba, et siis näeb, kas see teeb korda. Ja kui hakkasin asju ära pakkima, siis avastasin, et just tegin küll tugilaagreid. Nüüd avastasin, et on siit äärest on tugilaager, tähendab amordikan ära möranenud, siit võiks kehvasti näha, aga selle mõttes oli edukas test, et nüüd on teada, kus on need õrnad kohad. Tuleb tagumist amordikanud ära tugevdada, jaotussüsteemi natuke nokkida ja siis juba peaks täitsa päris auto olema. Aga vot nii. Tšau!